Meil esimesena esinebki keemiatehnoloogia programmijuht proua Antonina Skuro, palun. Niisiis, mina olen Antonina Skuro, ma olen keemiatehnoloogia õppekava programmi juht ja siis ma tutvustan teile ka selle õppekava. See keemiatehnoloogia õppekava esimene versioon ilmus meil aastal 2016 ja alates sellest õppeaastast 2016-17 me oleme iga aasta võtnud vastu ka tudengeid nii päevaõppesse kui ka sessioonõppesse. Selle õppekava läbimisel omandavad siis kuulajad rakenduskõrghariduse. Õppekeel on eesti keel, nagu kõikidel meie õppekavadel ja nominaalne õppeaeg on 4 aastat ehk 8 semestrit. Õppekava maht on 240 Euroopa ainepunkti, mille siis lühend on EAP-d ja üks ainepunkt meil siis võrdub 26 tundi õppetööd, nii et kellel on tahtmist ja aega võib korrutada 240 ja 26 tunniga, siis te saate aru ka, ütleme, selle õppetööga mahu tundides. Õppekava koosneb erinevatest moodulitest. Moodulite loetelu te näete sellel slaidil. Kõigepealt on olemas selline üldõppemoodul, mis koosneb üldainetest, mida õpetatakse ka teistel õppekavadel. Näiteks need on keeled, näiteks inglise keel, eesti keele väljendusõpetus. Siin on olemas sellised ained nagu riski- ja ohutusõpetus, suhtlemispsühholoogia ja nii edasi. See tähendab, et need ained, mis annavad sellised üldoskused ja üldkompetentsid. Järgneb keemiamoodul ja nagu te juba näete, see on väga mahukas moodul, mille siis maht on 39 EAP-d. Pärast ma eraldi tutvustan teile siis, ütleme, erialamoodulite sisu. Loodusainete moodul koosneb 2 õppeainest, see on siis meil füüsika, tehniline füüsika ja keskkonnakaitse. Matemaatika moodul kindlasti ilma matemaatikata ükski insener ei saa teha oma tööd, nii et teatud matemaatikaained on olemas ka selles õppekavas. Üldtehniliste ainete moodul, siin sellised üldtehnilised ained nagu näiteks elektrotehnika ja see on üks aine, mis on selles üldtehniliste ainete moodulis, siis näiteks on ka joonestamine ja sellised ained. Keemiatehnika moodul on üks väga tähtis erialane moodul, samuti ka nagu keemiatehnoloogia moodul. On üpris suure mahuga praktikamoodul ja täiendavad ained, mis tudengid saavad valida ja mis moodustavad siis täiendavat inseneri- ja keemia õppemoodulit. Ja lõpeb siis, õpingud lõpevad lõputöö koostamise ja kaitsmisega. Tutvustan teile siis erialaseid mooduleid. Nagu te näete sellelt slaidilt, keemiamoodul on üpris mahukas, ta annab 39 EAP-d ehk Euroopa ainepunkte ja selles moodulis on kõik praktilised keemiaained, keemiaalused, sellest õpingud algavad. Siis on anorgaaniline, orgaaniline, analüütiline ja füüsikaline keemia. Selle mooduli läbimisel omandavad tudengid väga hea keemiaaluse baashariduse, et baasteadmised, baasoskused, baaskompetentsid. Kõikides nendes ainetes on ka palju laboratoorseid töid, et juba alates keemia ainest keemia alused, ütleme,
1/3 aega läbivad ehk 1/3 ajast viivad läbi tudengid erinevaid laboratoorseid töid meie laborites. Kolledžil on väga head keemialaborid. Keemiatehnika moodul. Siin on sellised ained nagu gaaside, vedelike voolamine, soojusleviprotsessid ja massileviprotsessid. Siin ma tahaksin rõhutada, et need ained on sellised universaalsed ained ja üldse see moodul on universaalne moodul, kuna selliseid protsesse kasutatakse mitte ainult keemiatehnikas, keemiatehnoloogias, vaid neid aineid ja neid protsesse, pigem protsesse ja vastavaid seadmeid kasutatakse ka erinevates muudes tehnoloogiates, näiteks toiduainete tehnoloogia, keskkonnatehnoloogia ja nii edasi. Et see on keemiatehnoloogia õppekavas üks tähtis moodul ja ma veel rõhutan, et need ained on ka sellised universaalsed. Kindlasti, kuna õppekava nimetus on keemiatehnoloogia, siis meil on eraldi keemiatehnoloogia moodul ja nagu te näete sellel slaidilt, keemiatehnoloogia mooduli ained on jaotud 2 rühma. Meil on olemas kohustuslikud ained ja valikained. Valikained võimaldavad spetsialiseeruda ühes või teises keemiatehnoloogia valdkonnas. Siin mängu tuleb ka näiteks tudengi roll, et kui tudeng tahab spetsialiseerida teadusvaldkonnas, ta võib valida neid aineid, aga samas näiteks kui ettevõtted, kes soovivad endale vastava spetsialiseerumisega töötajaid, siis nad võivad ka näiteks nende palvel, me võime õpetada ühte või teist keemiatehnoloogia mooduli õppeaineid. Näiteks puidukeemia ja tehnoloogia, seoses sellega, et meil on ka näiteks tselluloositehased, kindlasti see on tähtis aine. Põlevkivi keemiatehnoloogia on meil praegu populaarne aine. Keskkonnatehnoloogia, näiteks siin me õpime selliseid näiteks veetehnoloogiat, heitvete puhastamise tehnoloogiat, jäätmete utiliseerimise tehnoloogiat, jäätmete käitlemise tehnoloogiat ja nii edasi. Haruldaste muldelementide ja haruldaste metallide keemiatehnoloogia, see aine kindlasti vaatab neid tehnoloogiat, mida kasutatakse ette võttes Silmet, mis asub siin Sillamäel. Ja saab ka rohkem infot taastuvkütustest, see on tänapäeval kuum teema, kuna näiteks me teame, et maailm liigub sinnapoole, et asendada fossiilkütuseid mingite teiste energiaallikatega ja taastuvkütused on siin üks, võimalus. Ja nagu te näete, veel on siin mootorkütused, määrdained ja kemikaaliohutuse aine. Täiendav insenerikeemia õppemoodul siin meil on ka samuti kohustuslikud ained ja valikained. Kohustuslikud ained on tootmisautomaatika, kuna ükski tehnoloogiline protsess ilma automaatikavahenditega ta ei saa eksisteerida ja on aine tehnoloogiliste protsesside projekteerimine, visualiseerimine ja kontroll ja siin õpitakse näiteks projekteerida protsesse ja visualiseerida neid kasutades SCADA-süsteeme. Võib täiendada oma teadmisi sellistes valdkondades nagu instrumentaalanalüüs, eriti see on tähtis laboritöötajatele, polümeeride keemia ja füüsika, polümeerid on ka üks selline kuum teema tänapäeval, keemiaettevõtete seadmete valdkonnas ja ka probleem- ja projektõppes. Kuna meie õppekava annab rakenduskõrghariduse, see tähendab, et meil on väga palju praktikaid. Ma mõtlen, praktika maht on suur, 36 EAP-d ja tudengid alates teisest kursusest läbivad siis erinevaid praktikaid,
tutvumispraktika, töökeskkonnapraktika ja 4. kursusel on meil siis erialapraktika. Slaidil te näete ka praktikabaase, kus meie tudengid läbivad siis oma praktikat. Siin on Eesti suuremad ettevõtted nagu Eesti Energia, Viru Keemiagrupp, Kiviõli keemiatööstus, samuti ka Eastman Specialities, kus toodetakse bensoohapped ja naatriumbensoaadi, mis on konservant, mida kasutab näiteks Coca-Cola kompanii. Näiteks NPM Silmed, haruldaste muldmetallide, nende oksiidide tootmine, aga ka teised, mida te siin näete, näiteks ka Tallinna farmaatsiatehas. Väga hea meie partner on Eesti Keskkonnauuringute Keskus. Viimastel aastatel paljud meie tudengid läbisid seal praktikat, ja ka teised. Mis on selle õppekava plussid? Miks võiks õppida sellel õppekaval? Nagu ma juba varem ütlesin, et ta annab väga hea keemiaalase baashariduse ja pärast te saate spetsialiseeruda erinevates keemiatehnoloogia valdkondades, olgu see kütuste töötlemine, olgu see haruldaste metallide tootmine, olgu see mingi veetehnoloogia, farmaatsiatehnoloogia, kõikides nendes suundades kindlasti on nõutud just kõigepealt keemiaalane baasharidus. Samuti te saate minna õppida edasi magistriõppesse ja miks ka mitte ka doktoriõppesse. See õppekava on koostatud niimoodi, et ta oma sisu poolest vastab paljudele Euroopa Liidu ülikoolide keemiaalaste bakalaureuse tasemele õppekavadele. See tähendab, et meie tudengid saavad minna õppima Erasmuse kaudu erinevatesse Euroopa Liidu ülikoolidesse ja meie tudengid tegelikult väga laialdaselt kasutavad seda võimaluse ja nad käivad ka isegi praktikal välismaal. Nii, ja sellel õppekaval, selle erinevate ainete õpetamiseks me kaasame õppetöösse praktikuid ja need praktikud tulevad töötavatest ettevõtetest ja ettevõtted pakuvad meile ka lõputööde teemad, mis on tõesti seotud konkreetsete probleemide lahendamisega. Sellel slaidil te näete need ülikoolid, kus on käinud meie tudengid õppimas ja ka laborid, kus meie tudengid käisid ka praktikal. Nagu näete, see nimekiri on ka päris lai, siin on Iirimaa ja Türgi ja Sloveenia ja Tšehhi ja Rootsi ja nii edasi. Selle õppekava alusel on koostatud mikrokraadikavad, et kui näiteks kellelgi on soov täiendada end teatud valdkondades, siis saab valida erinevate mikrokraadide vahel. Siin slaidil nad on ka esitatud, ma ei hakka neid loetlema. Selle õppekava baasil me oleme viinud läbi väga palju erinevaid täienduskoolitusi ettevõtete spetsialistidele. Need koolituse teemad on väga nõutud, nii et kes soovib, võibki siis ka eraldi üle vaadata nende koolituste teemad. Minu poolt siis kõik. Ma loodan, et kuulajate seas on ka neid, kes tulevad meile õppima keemiatehnoloogia õppekavale ja et me kohtume siis kas vestlusel ja edaspidi ka septembrikuus. Minu poolt on kõik ja siis kui on küsimusi, siis võib ka kohe neid küsimusi mulle esitada. Hea meelega vastan. Nii, aga tundub, et praegu ei ole keemiatehnoloogia kohta küsimusi. Siis me liigume IT-valdkonda ja programmijuht annab siis ülevaate ja tutvustab oma õppekava. Palun, Žanna. Nii, tere minu poolt ka.
Nagu öeldi, mina olen Žanna Gratšova ja ma esitan õppekava nimetusega arukad süsteemid ja rakendusinfotehnoloogia. Nagu nimetusest on selge, et see on IT valdkonna õppekava ja õppekava maht on 7 semestrit ehk 210 europunktit ehk EAP-d. See tähendab, et 3,5 aastat. Õpime eesti keelt ja meie peaerialad, meil on 2 peaerialad. Üks on Virumaa kolledžist tarkvaraarendus ja digilahendused ja teine on Tartu kolledžist küberfüüsikalised süsteemid. Aga meie peaeriala, mis toimub Kohtla-Järvel Virumaa kolledžis, on võimalik läbida nii statsionaarne või päevaõppe vormis kui ka sessiooniõppes. See tähendab, et võib valida sobiva õppevormi. Kui te olete töötavad inimesed, siis teile sobiks hästi sessiooniõppevorm. Ja nagu näete siin, meie praktika maht on umbes 16% õppekavast. Ja meie peaeriala keskendub just digitaalse tootmise ja tööstusliku asjade interneti õppimisele. Ja me valmistame spetsialisti, kes omandavad nii IT valdkonna vastteadmised kui ka spetsialiseerimise oskused ja teadmised tööstusliku tarkvara nii loomisel kui ka rakendamisel. Ja kui me vaatame selle skeemi, Mindmap, meie skeem näitab, mis valdkonnad meie peaeriala ühendab. Siin te näete muidugi programmeerimise automatiseerimise valdkonnad, mis on siin. Me anname baasteadmised modelleerimisel, telemaatika, andmeteadus, asjade internet ja muidugi erialapraktika. Natuke täpsemalt ma räägin sellest, mida me anname, mida õpivad meie tudengid. Muidugi, kuna meie peaeriala nimetus on tarkvaraarendus, siis muidugi peame me andma ka baasteadmised programmeerimises. See on programmeerimise alused, programmeerimine, muidugi veel edasi arendame seda oskust, anname algoritmid, andme struktuurid, veebi, mobiilseadmete programmeerimine, programmeeritavad kontrollerid ja tarkvara testimine. Ja kõik meie tudengid omandavad ka automaatikasüsteemide baasteadmised. Meil on need ained, mis on seotud automaatikaga, nendest 4 ainetest, mis on slaidil, 3 on kohustuslikud. See tähendab, et automaatikavahendid, programmeeritavad kontrollerid, robottehnilised süsteemid on kohustuslikud ained ja need, keda huvitavad see valdkond, automatiseerimise valdkond, võivad valida ka protsessi juhtimise. Telemaatika moodul sisaldab ained, mis võimaldavad õppida, kuidas edastatakse andmed. Meil kõikidel praktiliselt on olemas targad või seadmed, kas kellad, mobiilid või teised seaded ja me õpetame, kuidas nad töötavad, kuidas nad suhtlevad omavahel ja inimeste vahel, rakendustega, siis selleks on järgmised ained, mida te näete slaidil. See on side, see on võrgurakendused, võrgutehnoloogiad, arvutivõrkudega seotud nii administreerimine kui ka projekteerimine ja muidugi küberturvalisus ja küberkaitse. Kui andmed on edastatud, saanud, siis tuleb neid analüüsida selleks, et targad asjad saaks otsuse
võtta, siis tuleb õppida, kuidas seda organiseerida ja järgmised ained nagu andmeanalüüs, andmebaasissüsteemid, teadus, masinõppe ja inseneeriinformaatika võimaldavad nii analüüsida andmeid, säilitada neid ja muidugi visualiseerida. Järgmine valdkond, nagu näete, see on seotud projektidega, mis on asjade internetprojekt, probleemprojekti põhine õppe, prototüüpimine. Muidugi praktiliselt kõikides meie erialaainetes on olemas projekt. See tähendab, et tudeng kas koostöös teiste tudengitega meeskonnatöös või individuaalselt koostab oma projekti, lahendab oma väike probleeme, ülesanded ja lahendavad need probleemi ja selle kaudu toimub ka omandamine ja õppimine ja arendamine. Praktiliste tööde käigus me proovime organiseerida. Ja 3 praktikat meil on, mis moodustavad kokku umbes 16% õppemahust, nagu ma ütlesingi, ja need praktikad võib läbida erinevates ettevõtetes, firmades, organisatsioonides ja kui on soov, siis me võime ka anda praktikat oma laborites, kolledžis. Tavaliselt praktikate käigus leiavad oma tudengid endale lõputöö teemad ja te näete siin mõned teemad, mis on seotud ettevõtetega, erinevate ettevõtetega ja firmadega. Need teemad, mis on meil eelmisel semestril, oli edukalt kaitstud. Ja lõppude lõpuks meie lõpetajad saavad töötada nii asjade interneti spetsialistideks erinevates ettevõtetes, tarkvara arendajaks, infosüsteemide projekteerijaks, andmeinseneriks ja lihtsalt IT-spetsialistiks nii IT-firmades kui ka teistest valdkonnafirmades, kuna praegu on ilma IT-tugi ei saa mingi firma olla. Ja muidugi on võimalik õppida ka jätkata oma õpingut magistriõppekavades ja üks võimalus on ka meie kolledž pakub. Meil on äriinfotehnoloogia magistriõppekava. Ja muidugi, nagu Antonina ütles, et iga õppekava pakub ka mikrokraadid või mikrokavad. Nende kandideerimise aeg algab ainult 5. juunist, aga te saate näha siin mõned nimetused ja ained, mida nad sisaldavad. See on IT-süsteemide administreerimine, tarkvarapaketid, digitaalne kirjaoskus ja küberturvalisus, rakenduslik programmeerimine, esimene osa on stardib sügisest ja kui on soov, siis võib jätkata selle suunaga. Protsesside automatiseerimine ja andmeanalüütika. Viimane mikrokava on suunatud neile, kellel on baasteadmised nii programmeerimises kui ka andmebaasides. Ja need õpingud toimuvad ka koos magistrantidega. Nii, minu poolt on kõik. Ja kui on küsimusi, siis palun. Ja meelega vastan. Mul on küsimus. Mitu tundi päevas õppimine toimub? Kui see on päevaõppe või sessiooniõppe? Päeva. Päevaõppes meil on
esimesel kursusel mulle tundub, et 5 päeva nädalas õppimine toimub. Teises, kolmandal kursuses on 4 võib-olla tundi või 4 päeva. Või küsimus oli, kui palju tunde päevas? Ja, kui palju tundi päevas? No maksimaalselt meil on 4 paari. See tähendab, et 8:30 ja algab õppimine ja 16:15 viimane lõpeb. Ja, et päevad on erinevad, et see oleneb siis tunniplaanist, aga tavaliselt jah, kuskil niimoodi kella 9-st kella 4-ni. Vahepeal on siis suur vahetund, mis on 3/4 tundi ja meil on oma kohvik olemas, kus on siis võimalik ka süüa. Nii et selline on päevaõppe tudengite plaan. No praegu tundub, et ei ole. Suur tänu Shannale ja läheme siis meie viimase rakenduskõrghariduse õppekava juurde, mis siis hõlmab endast nii mehaanikat kui ka energeetikat ja seda tutvustab programmi juht. Tere! Loodan, et mind on kuulda ja esitlus on ka nähtav. Kõik on hästi. Väga tore. Mina olen siis Veronika Širokova ja tutvustan teile oma õppekava sellise pika nimetusega nagu masinaehitus ja energiatehnoloogia protsesside juhtimine. Tegelikult antud õppekava on samamoodi 4-aastane, aga siin on 2 suunda ehk 2 spetsialiseerumist peaeriala. Üks on masinaehitustehnoloogia ja siis teine on energiatehnika. Õppekavas on kindlasti ka erialaained, on ka üldained ja seal sees on suur osa praktikaid, mis toimub nii kolledžis enda vahel kui ka ettevõttes. Ja sealhulgas ka ained, mis sisaldavad probleemprojektpõhist õpet. Et üldiselt on esimesel aasta jooksul õpivad kõik ühiseid õppeaineid. Neid on nii matemaatika kui ka füüsika. Antakse ka igataalaseid oskusi, räägitakse ka meeskonnatööst, ettevõtlusest, majandusest. Peale esimest aastat toimub siis erialavalik, et edasi õpetatakse enda kindlas suunas, kas mehaanikas või energeetikas. Samuti on olemas ka ühiseid aineid järgmise 3 aasta jooksul, kuskil 1/5 ja selliseid neid nagu tootmisprotsesside juhtimine, kuna õppeaine nimetuses ongi protsesside juhtimine, sellised nagu digitaalne tootmine, ajamid, masinad. Et kindlasti, kui tudengid astuvad õppekavasse, siis me kindlasti ka sellised ainete raames nagu sissejuhatuse erialasse tutvustame 2 õppekava läbi praktiliste tegevuste, läbi ekskursioonide. Siis on 1 aasta ja lõpuks on tavaliselt kindel valik, kumba peaeriala tudeng soovib valida. Edasi räägiks natuke täpsemalt või tutvustaks täpsemalt, milliseid aineid kuuluvad iga peaeriala juurde. Et siia kindlasti ei ole koondatud sellised esimese õppeaasta ained, aga need õpivad kõik õppekava tudengid. Kindlasti siin on iga peaeriala on siis koondatud 5 tähtsa plokki. Esimene plokk nagu modelleerimine on mõlema spetsialiseerumise jaoks sarnane, ehk ilma selleta nagu ei saa, see on selline baas. Et jooniste lugemine, modelleerimine, tehniline joonistamine, anname siis teadmised joonistamisest ja modelleerimisest erinevatest tarkvaradest. Siin ka
elektriskeemide joonestamine, projekteerimine, kõik kulub siia. Kindlasti, et käivitada mingisuguse mehhanismi, on vaja siis baasteadmisi nagu ajamitest, hüdroelektri, pneumaajamid, räägitakse selles blokis ja kindlasti ei saa mainimata robootika ka siia juurde. Ja natuke edasi räägitakse täpsemalt masinaelementidest, mehaanikast, kuidas kõik see on nagu ehitatud, ja kõik neid võllid, näiteks hammasrattad, mis on teile kõikidele tuttav. Ja kindlasti selline suur dok, kus räägitakse tehnoloogiast, kuna see on protsesside juhtimine, siis kõik vajalikud teadmised arendusest ja erinevates CNC-süsteemide programmeerimisest tutvustatakse ka samamoodi. Ja kogu seda, kõik need teadmisi kindlasti rakendatakse, integreeritakse protsessi, süsteemi, et siia kuulub suur osa praktikat. Ja kindlasti huvilistele, kui tekib huvi, pakume ka siin majanduse moodul, näete siin neid ainete loetelu. Järgmine pilt illustreerib energiatehnikat. No, täpselt samamoodi kõik põhilised 5 plokki, kuhu on koondatud erialaineid. No, kindlasti ühine on modelleerimine blokk, kus on kõik need projekteerimised, CAM-CAD tarkvarad. Alustatakse siis energia tekkimisest ja edastamisest. Näete kõik neid võrgud ja andmesideained siia koondatud, siis energia kasutamisest, samamoodi ajamid, elektriskeemid ja seadmeid. Ja integreerimisest ja rakendamisest. Siin on ka praktikablokk ja sellised projektõppe. Ja kuna praegu on väga aktiivne see rohepööre ja jätkusuutlik energeetika temaatika ja siis on uus selline blokk, mis kirjeldab alternatiivenergeetikat siia koondatud. Ja samamoodi huvilistele või kellel tekib vajadus tööülesannetest, et siis majanduse blokk on ka võimalik pakkuda. Et kindlasti siin näete seda loetelu, mida nagu, milliseid spetsialiste õpetatakse või nagu koolitatakse. Et siis siia kuulub kõike nagu ka, kui me räägime tootmisest, tootmise arendamisest, kõik need modelleerimised ja projekteerimised, elektriskeeme, detaalid alates detaalist kuni konstruktsioonideni. Kindlasti ka õpetame neid spetsialisti, mis suudavad muuta tootmist efektiivsemaks, jätkusuutlikumaks. Et mõelda välja uusi meetodid ja tehnoloogiad. Kindlasti ka viilistajad saavad töötada ka meteoroloogias, siis tegeleda kvaliteeditehnikaga. Praegu töötame selles suunas, et analüüsida, ennustada, uurida seadmete töökindlust, et kõrvaldada rikkeid. Ja kindlasti ka suund, mis on seotud alternatiivenergeetikaga. Kõike seda saab siis meie õppekava teile pakkuda. Siin on natuke jäädvustatud mõned pildid meie tudengite elust ja kindlasti siin on osa laborist, et näidata, et meil on kaasaegne laboribaas, mis võimaldavad kõiki neid praktilisi oskusi katsetada kaasaegsematel stendidel, mis pidevalt ka arendatakse. Ja kindlasti on ka
kindlasti loengud annavad mitte, ka lisaks meie õppejõule ka veel väliskolleegi, et muuta seda õpingut efektiivsemaks ja huvitavamaks. Siia veel enne ütlen, et kindlasti kasuks lähevad matemaatika ja füüsika teadmisi, kui neid on. Tore, kui need on heal tasemel, kui ei ole, kui natuke ununes võib-olla, kui töötav inimene ja see koolifüüsika programm on ammu lõpetatud, siis nagu karta pole vaja. Et me alati anname võimalust sellise nagu täiendkoolituse või täiendkursuste raames pakume teile sellise meeldetuletusprogrammi nii matemaatikas kui ka füüsikas, et alati aitame. Meil on alati individuaalne lähenemine, toetamine, et kindlasti pakume kõige kaasaegsama ja heal tasemel haridust. Et alati kindlasti pidevalt, nagu ma ütlesin, et arendame nii laboribaasi kui ka õppeaineid, lisame ka uusi aineid, mis on plaanis, nagu tuumaenergeetika ained, mis praegu väga aktuaalne. Et koostöös ettevõttega töötame välja ka õppestendi, mis praegu ka kasutame ja õpetame nende stendide baasil. Et kui teil selle inseneriharidus kindlasti tööülesandeid on seotud sellise mehaanika või energeetika valdkonnaga, kindlasti tasub tulla meie õppima, siis iga nagu insener vajab nagu veel täiendavaid teadmisi ja meie õppejõud on ka alati lähevad ajaga kaasas, on kursis uute tehnoloogiatega, tegelevad ka teadustööga, et saame alati pakkuda kaasaegsemate uusi meetodid ja aidata teil nagu tööülesandel, töö juures lahendada neid tööalaseid probleeme. Et kui näiteks pole teil otsustanud, et kas ikkagi sobib õppekava või mitte, siis kindlasti pakutakse ka mikrokraade ja pakume nii mehaanikas kui ka energeetikas. Seekord, mis stardivad sügisel 2 mikrokraadi, üks on selline tehniline arvuti joonestamine, kuhu koondatud joonestamisalaseid õppeainet, nagu kujutav geomeetria on nagu jooniste lugemine, reaalprojekteerimine, AutoCAD-i. Reaalprojekteerimine on siis SolidWorksi programmi raames. Ja teine mikrokraad on elektriautomaatika alused, kuhu on koondatud nagu elektriseadmed ja skeemid, siis antakse ülevaade masinates ja ajamites ja veel elektriseadmete kaitse automaatika. Minu poolt siis kõik, kui on küsimusi, siis palun küsige. Suur tänu, Veronika. Praegu tundub, et ei ole küsimusi ja annan siis sõna meie vastuvõtu kõige tähtsamale inimesele. Katrin, palun räägi, kuidas on võimalik kolledžisse sisse astuda. Tere õhtust ka minu poolt. Selleks, et sisse astuda meie rakenduse kõrghariduse kavadele, siis tuleb läbida järgmised sammud. Kõikidele 3 erialale vastuvõtutingimused on ühed ja samad. Ehk siis kõigepealt kandidaatil peab olema keskharidus, kas gümnaasium, keskkool või kutsehariduskeskus. Ja selle keskhariduse keskmine hinne peaks olema vähemalt 3,8 punkti või laia matemaatika riigieksami tulemus, mis peaks olema vähemalt 50 punkti. Täpsustan, et keskmine hinne või lai matemaatika tulemus, mitte ja. Et siis kandidaat ise vaatab, et kas ta saab sisse keskmise hinnega
või kui see on madalam kui 3,8, siis võib arvestada ka matemaatika riigieksami tulemusega või vastupidi. Nii, kui see tingimus on täidetud, siis kandidaat pääseb vestlusele, mis on teine vastuvõtu tingimus ja vestluse tuleks läbida vähemalt 5 punktile 10. Kui need 2 tingimust on täidetud, siis kandidaatile on garanteeritud riigieelarveline ehk tasuta õppekoht ja tal jääb ainult see koht kinnitada sisseastumise infosüsteemis SAIS. Selleks, et valmistuda vestluseks, meie kodulehel on iga eriala juures selline dokument, ma ei tea, kas tegelikult need on hindamiskriteeriumid, mina võib-olla veel nimetaksin selle nagu juhendi ehk siis abidokument, millega tuleb kandidaatil ette valmistuda vestluseks ja üldse siis saab ta aru, kuidas toimub vestlus, millised teemad või valdkonnad või küsimused seal käsitletakse ja sellega siis ette valmistuda, et oleks tulemuslikum vestlus. Siin slaidil ma panin siis ka pildi ette, et sisseastuja rubriigis alarubriik vastuvõtt ja kui te võtate ette siis selle eriala, kuhu te soovite kandideerida, siis klikkides eriala nimetusele tuleb alla siis informatsioon ja tuleb siis valida selle vestluse tulemus vähemalt 5 punkti. See on interaktiivne link, kui te sinna klikite, siis avaneb dokument. Nii, et vastuvõtt on juba algas 1. märtsist. See tähendab, et lausa täna peale seda infotundi te võite juba siseneda sisseastumise infosüsteemi ja oma avaldus ära esitada. Ja avaldusi me võtame vastu siis kuni 4. juulini keskpäevani kuni kella 12-ni. See on hästi oluline asi, et mitte maha magada selle aja. Nii, kui kandidaat on lubatud vestlusele, siis need vestlused toimuvad mais ja juulis. Esimene vestluste periood toimus juba märtsis ja nüüd siis järgmine toimub 11. mail ja siis viimased vestlused toimuvad juulis. Iga kandidaat saab oma personaalse vestluse aja. Nii et siis see ka teile infoks. Nii, veel kord ütlen, et on võimalik juba praegu oma avaldus ära esitada, on võimalik juba praegu vestluseks ette valmistuda ja käia 11. mail ja tegelikult juba saada siis loodame, et positiivne tulemus, kinnitada oma õppekoht ehk siis garanteerida endale õppekoha ja rahulikult siis suvel ette valmistada õpinguteks, mis algavad sügisel. Nii, me ütlesime, et siis kuidas saab sisse astuda, millal saab sisse astuda ja ma näitan ka teile slaidi, kuidas näeb välja see sisseastumise infosüsteem ehk siis lühidalt sais.ee. Sisse logida saab ID-kaardiga või mobiil-ID-ga. Nii et kui tekib mingid mitte probleemi, vaid küsimused seoses avalduste esitamisega, siis võite alati julgelt võtta minuga ühendust, et ma siis juhatan ja aitan teid. Kui te hakkate valima konkursi, siis soovitus on selline, et valida Tallinna Tehnikaülikool, sellepärast, et Virumaa kolledž on Tallinna Tehnikaülikooli kolledž. Ja selleks, et leida õiget konkurssi, siis kopeerige või võtke siis kodulehelt selle meie täpne eriala nimetus. Kuna konkursse Tehnikaülikoolis on palju, siis selleks, et tagada õige valik, et
te valiksite ikka meie eriala, siis vaadake täpselt või kopeerige siis kolledži kodulehelt. Nii. Sellega mul on vist kõik. Kas on praegu mulle küsimusi seoses vastuvõtu protsessiga või tingimustega äkki? No jälle tundub, et küsimusi ei ole. Kõik on nii hästi esitatud, kogu informatsioon, kõik on selge. Aga juhul, kui nüüd ikkagi teil tekivad küsimused, et siis kõikide meie programmijuhtide ja Katrini kontaktid on kodulehel. Nii et saate oma küsimused ka meili teel esitada. Ja Mina tahaksin küsida, mis on mikrokraadid? Ja, et mikrokraadid on sellised väikesed, nagu tänapäeval on moodne öelda õppimise ampsud, et ei ole vaja läbi võtta 4 aasta jooksul või 3,5 aasta jooksul kogu õppekava, vaid välja on valitud siis 3 sellist õppeainet, mis on meie õppekavades. Nad on antud sellise komplektina ja need, kes valivad mikrokava ainet või mikrokava, nad õpivad koos meie kaugõppe tudengitega. Ehk et siis kaugõppe meil õpib nädalavahetusel, laupäeviti, pühapäeviti ja niimoodi koos üliõpilastega on võimalik siis proovida nagu või õppida teatud aineid, mis teile huvi pakuvad. Ja kui te olete mikrokava läbinud ja teil tekib mõte, et võiks tulla Virumaa kolledžisse ikkagi õppima, õppekavale juba, siis need ained kantakse teile sinna üle, see tähendab, et neid uuesti õppima ei pea. Mikrokavad on praegu tasulised, aga nendele on võimalik taotleda Töötukassast toetust. Nii et kui tekkis huvi mikrokavade vastu, siis tasub uurida ka näiteks Töötukassast, et kas nad rahastavad teie õpinguid. Need on vabatahtlikud. Ja, et need ongi sellised, et kas inimene tahab näiteks teatud kindlaid teadmisi omandada, et kui need mikrokraadi või kavadele nagu sisse vaadata, et mis ained seal olid, et kas midagi teile pakub huvi seoses nende ainetega, ka mikrokraadidele sisse või õppima asumisel toimub enne vestlus programmijuhtidega ja siis on veel võimalik programmijuhiga võib-olla kokku leppida, et võib-olla hoopis mingisugune teine aine, mis ei ole selles antud mikrokraadis, et võib-olla pakub teile huvi. Nii et alati tasub võtta ühendust meiega ja küsida, mis teid huvitab ja küsida seda, et kas see või teine variant, mis ei ole praegu välja pakutud võib-olla meie poolt, et kas oleks võimalik, et kui te tunnete selle vastu huvi. Mikrokraadid tavaliselt on niimoodi, et nad kestavad kas 1 aasta, see tähendab 2 semestrit, või siis ka 1,5 aastat, kui on suurem mikrokava. Aitäh. Ja palun. Nii, aga siis suur tänu kõigile, kes meie tänasele kohtumisele tulid, nii kuulajate kui esinejatena ja loodame kõiki näha sügisel juba meie juures kolledžis õppimas. Lisainfo veel selline, et kuna me salvestasime selle kohtumise, siis iga õppekava juurde meie kodulehel tekib selline link, kust on võimalik vaadata veel järele selle õppekava tutvustust või näiteks kui keegi teie tuttavatest soovib saada informatsiooni, siis on ka võimalik järel vaadata seda tänast kohtumist.